külaline siin Madis Grossberg, kes on meie sõbra Vanalinna hariduskolleegiumi ja Püha Mikaeli kooli kultuuri- ja usundiloo õpetaja ja tema täna jagab meiega ka oma mõtteid kutsumuse kohta. Kutsumas, kes või mis kutsub, kelleks või milleks kutsub. Vot selline väga huvitav ettekanne ja palun, Madis. Kas slaidid ei ole, jah? Aha. Head kuulajad, kui olete nõus, siis avan tänast kutsumuse teemat läbi selle, kuidas ma ise oma kutsumuseni jõudsin. Kutsele vastasin ja kutsumust praktiseerin, et siis selline isiklik lähenemine. Olen Madis Grossberg, ma olen usundiloo õpetaja. Kuidas ma selleks õpetajaks sain, oli juhus suures osas. Õppisin usuteaduskonnas Tartus ja päris pikalt, õpingud venisid 7-8 aastat. Kogu aeg õppisin muidugi, et ma ei venitanud, vaid uusi asju, aga see venis sellepärast, et ma ei tahtnud magistritööd kirjutada, et ma hiilisin kõrvale. Ja üks selline kõrvalhiilimise viis oli siis, ma avastasin, et mul on võimalik võtta religioonipedagoogika kursus. Ja asusingi siis õppima, aga selle käigus juhtus niimoodi, et siis mind ka suunati praktikale Tartu katoliku kooli ja seal kuidagi õnnestus silma paista, nii et juba esimesel päeval direktor kutsus mind sügisest tööle ja niimoodi ma sattusingi siis õpetajaks, niimoodi poolkogemata. Aga ma ei saa öelda, et see oleks olnud niisugune kutsumus, et mina tahan saada õpetajaks, et sellist asja tol hetkel ei olnud. Aga et kes siin on õpetajad, noored õpetajad eriti teavad, et põrkate kokku nii mõnegi raskusega, tuleb meeleheite ja käega löömise kohti ja minul samamoodi siis tuli neid hulganisti ja võib-olla nendes raskustes ma siis tundsin, et kujunes nagu kutsumus, et ma ei saa alla anda, et tuleb võidelda, tuleb vähemalt 10 aastat vastu pidada, oli esimene tähtaeg, siis kui see mööda sai, siis juba tundus, et see on ju väga tähendusrikas, mis ma teen, et see on nauditav. Ei tekkinud kordagi küsimust, et miks ma seda teen, nagu võib-olla mõne elukutsega võib tekkida. Aga siis selline lugu, jah. Et korraks selle pealkirja ma ütlesin nagu eelmine nädal, et ma pidin kiiruga ütlema, võib-olla siis ma ütleks alapealkirja ka, et alapealkirjaks võiks siis olla selline sõnamäng letargiast liturgiasse. Et letargia siis kui letargia kui varjusurm või lihtsalt vegeteerimine, pidev rahulolematus, tülpimus elu suhtes isegi, et kuidas seda võiks siis transformeerida liturgiaks, rõõmupeoks, nii et taevariik oleks maa peal. Ja ka euharistiaks siis tänamiseks, et kuidas saavutada seda, et me oleksime tänulikud, mis meil on, ja siis ka õnnelikud. Võib-olla kutsumuse mõistest mõtlesin alustada, et siis kes või mis kutsub. Et kui me räägiksime elukutsest, elust väikse tähega, no siis see võiks olla nagu oma elu nautida ja kutsumus oleks nagu siis hea töö, mis tagab hea elu, edu, õnne, on ju. See on siis selline tugev kutse mingite tegevuste, elamuste, ka tunnustuse järele. Ja, et siis sel juhul on ju küsimus, et mis kutsub, et see on siis elu. Aga kui me võtaksime selle sama sõna, kirjutaksime suure tähega, siis elukutse, et elu suure tähega,
see on siis tähendusliku, osadusliku, piirideta ja selles mõttes igavese või lõputu elukutse, et kuidas siis elada oma elu võimalikult täielikult ja tähendusrikkalt. Et sellisel juhul on ju küsimus kutsumusest tegelikult küsimus elu mõttest. Ja sel juhul on ka selge, et siis ei ole miski, mis kutsub, vaid pigem kes kutsub. Ja et kui me ainult enese kaudu otsime elu mõtet, siis see viib enamasti isekuseni ja sageli ka mõttetuseni. Aga see, kuidas seda siis ära kuulda või mõista, kes kutsub, sellega on nii, et see kutse ei pruugi väga vali olla. Et nagu näiteks minu puhul ei olnud seal ülikoolis. Et siin on hea, võib-olla tooksin niisuguse piibliloo, et see on siis prohvet Eelias Hoorebi mäel, et kus siis see Eelias kuulab, et millal Jumal mööda läheb ja seal tuleb tugev ja võimas tuul, mis lõhestab mägesid ja purustab kaljusid, aga issandat ei olnud selles tuules ja tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud ka maa värisemises. Ja tuli, aga issandat ei olnud ka tules. Aga tule järel tuli vaikne ja tasane sahin. Ja see siis oli. Aga kuidas nüüd seda siis ära kuulda, seda tasast kutset? Et seda ma püüan siis mõningate näidetega rääkida, et oma isiklikust kogemusest, et kuidas ma usundiõpetuse tunde annan ja kuidas ma ise olen nende läbi õppinud. Et kõigepealt võiks öelda, et siis kõige sügavam kutse usundites inimesele on siis pääsemine või ka lunastus. Et see on see, mida inimene otsib, et vabanemist. Ja minu arust inglise keeles on väga hea sõna on atonement. Et kui me võtame selle atonement, mis siis tähendab kas lunastust või lepitust, ja silbitame, siis tuleb at one ment, siis on nagu üheks saamine või ühinemine. Et see seletab selle sõna päris hästi lahti. Kristluses on selleks kõrgemaks kutseks mitte ainult pääsemine, vaid jumalikustumine, Jumala sarnaseks saamine. Ja eeskujuks on siis meile Kristus oma käsusõnade ja oma eluga. Nii, no kui ma nüüd räägin isiklikust perspektiivist sellest usundiõpetuse õpetamisest, siis ma teeksin sellise üldistuse, et minu arust on õpetaja kutsumus on luua keskkond, kus õpilasel on võimalik leida oma kutsumus. Ehk siis meie õpetajana meie kutsumus on aidata õpilastel avastada oma kutsumust. See võib olla siis ükskõik kas vaikuses või mingis kohtumises kellegiga või ka näiteks vaimustuses oma ameti vastu, mida meie saame jagada või midagi sarnast. No igatahes see ei toimu nii, et me istume maha ja hakkame otsima kutsumust, vaid et see kuidagi käib protsessi käigus. Ja ma püüan siis mõne näitega seda selgitada. Paar remarki kõigepealt siis selle usundiõpetuse kohta. Teil on ka, ma saan aru, gümnasistidel on usundiõpetus. Väga tore. Meie koolis on niimoodi, et usundiõpetus, sisuliselt ma õpetan usundiõpetust ja usundeid, aga aine nimi on kultuurilugu, et see on niisugune salal viisil tegutseme. Aga siis minu meelest kooli esimene eesmärk on kasvatada head ja maailma armastusega nägevat inimest. Et see on nagu esimene eesmärk. Ja alles teine eesmärk on siis kasvatada tarka inimest. Et esimene on siis nagu seda südant avardada õpilastes. Ja kuidas seda teha, siis esimene tingimus on muidugi, et seda tuleb nagu ise tõeks elada, oma eeskuju ja oma olemisega. See mul alati ei õnnestu, pean tunnistama, et vahest ikkagi vihastan, kui oled silmitsi 30
poisiga näiteks ja tehakse märulit, siis ikkagi aeg-ajalt vihastame, aga alati nagu pühad isad ütlevad, et kui kukud, siis tõuse alati püsti ja mine edasi, et ei tohi kaotada seda elu jaatavat nooti. Ja olen märganud, et ma alati vabandan, kui siis midagi seal tunnis toimub ja olen näiteks häält tõstnud või niimoodi, et see hakkab nagu külge, et õpilased tulevad ise, vabandavad omapoolset käitumist ja niimoodi, et kunagi ei pea ütlema, et nüüd tule ette ja vabanda või niimoodi, et kuidagi isikliku eeskujuga see levib. Ja üleüldse kui me neid teemasid käsitleme, erinevaid lugusid ja niimoodi, siis tuleks neid püüda teha mitte moraliseerivalt, pigem inspireerides, eeskujude, poeetika ja sellise läbi, aga võimalusel igasuguseid tabusid ja keelde vältida. Ja mitte rääkida karistusest, vaid põhjus-tagajärg seosest pigem. Ja me siis tegeleme nendes tundides inimeseks olemise tähenduse, selle rõõmude ja valudega, erinevate lugude, aga eelkõige siis usuga seotud lugude näitel. Käsitleme inimese elu kõigis suuremates usundites, aga kõigepealt ja kõige põhjalikumalt siis kristluses, et Kristus on ikkagi A ja O, et tema juurde pöördub see jutt kogu aeg tagasi, et varasemates kooliastmetes on siis kristlikud lood, pühakute lood, piiblilood ja niimoodi, aga kolmandas kooliastmes ka juba siis räägime maailma usunditest, aga ikkagi Kristuse juurde see alus on nagu Kristus, kuhu siis näitena tuleme alati tagasi. Selle juures tuleb jälgida, et see tund ei tohiks muutuda nagu pühapäevakooliks päris, et see on ikkagi koolitund ja niimoodi, ja põhimõtteliselt iga inimene, kes usub Jumalasse või mitte, et peaks sealt nagu midagi saama. Ja see on nagu siis nii, et ma tõesti püüan, et iga õppija võiks leida mõne inspireeriva mõtte või kogeda mõnda emotsiooni või midagi, mis teeks tema olemise helgemaks ja annaks vaimustust, hingejõudu ja nii edasi. No põhimõtteliselt anda vitamiine, et elu on raske, on ärevust palju ja niimoodi, aga kuidagi neid siis inspireerida ja vaimustada ja vitamiine anda. Tõsi, vahest juhtub ka, et me tundides kehastume ühiskonna kriitikuteks, et näiteks prohvetiteks, kes siis osundavad ühiskonna kitsaskohtadele, aga siis ka mitte niimoodi, et see muutuks morbiidseks, vaid ikkagi püüame otsima lahendusi ja ühesõnaga, kultuurid tekivad väärtuste ümber, mitte tabude ümber, et püüame kogu aeg seda leida. Ja siis et faktide ja teooriatega tegeleme vähem, aga püüame siis tegeleda teemade ja lugudega niimoodi, et kasvaks empaatiavõime kõigil kuulajatel. Ja kui sa oled siis õpetajana, oled avatud, hooliv ja tähelepanelik, siis õpilastele see ei jää märkamata, tundmata ega ka mõjumata. Nii. Kui õpetaja kutsumus on aidata õpilasel leida kutsumust või luua see keskkond, siis usundiõpetuse õpetajana kitsamalt püüame aidata mõtestada oma elu. Ja ma tutvustaks mõningaid, mulle meeldib alati niimoodi sõnade tähenduse kaudu või mõistete tähenduse kaudu läheneda sellele. Ja kui me räägime usundiõpetusest või religiooniõpetusest, siis kas keegi teab, mis sõnast see sõna religioon tuleb? Olete õppinud? See tuleb siis, see on mitu võimalust. Sõna re viitab taas või uuesti ja legere tähendab lugema või siis mõtestama, et oma elu uuesti mõtestama. Et me vaatame erinevate lugude ja teemade kaudu, et kuidas inimesed on oma elu mõtestanud ja siis see võib aidata nagu õpilastel ka oma nagu sellist olemise mõtet või seda olemise sügavust avastada. See on ka näiteks ju kirikus jutluse mõte, et räägitakse piiblilugusid ja see annab siis kuulajatele võimaluse oma elu uuesti tõlgendada, mingit uut tähendust leida.
Siis teine võimalus on tõlgendada seda sõna religioon, et see tuleb sõnast religare, mis tähendab taasliitma, taasühendama. Jällegi, kelle ja millega siis see religioon taasühendab? Mis see võiks olla? Kas on pakkumisi? Jumalaga, taevaste jõududega, no millega veel? Või kellega? Iseendaga, väga hea. Teiste inimestega, millega veel? Võiks veel tuua mõningad, no ka näiteks loodusega, eks ole. Aga oluline on just see, et kõige selle läbi, et kui inimesed leiavad, no inimene on kuidagi võõrandunud teistest inimestest, jumalast, elu tähendusest ja ka loodusest, aga siis usund on see, mis aitab nagu taasühineda või taasühendada ennast nagu siis kas Jumalaga, teiste inimestega, loodusega ja selle kõige läbi alles saab inimene uuesti iseendaks. Jällegi seda saab teha eelkõige empaatia arendamise läbi, et kuidas maailma näha läbi teiste, siis nii oma kui ka teiste kultuuride inimeste silmade. Ja võib-olla viimane sõna, mis ma siin mõiste, mida ma selgitaks, on sõna credo, ladina keeles mina usun. Et see tuleb sõnadest cor ja do. Et sõna cor tähendab ladina keeles südant ja do või siis dare tähendab andma. Et usun, mina usun tähendab, et mina annan oma südame. Et see ei ole siis lihtsalt mingi tõekspidamine, et ma pean midagi tõeks, vaid et ma panen kogu oma panuse, kogu oma südame sellesse. Nii, aga kuidas siis oma elu uuesti tõlgendada? Et selleks mõtleme, mis on minu jaoks kõige olulisem ja tähendusrikkam. Ja selleks tuleb, et oma kutsumust ära tunda, siis püüame ebaolulist kuidagi nagu kiht-kihilt maha võtta, et saada teada, et mis on siis see tõeliselt oluline. Ja väärtushinnangute nagu ülevaatuseks sobib minu arust kõige paremini 10 käsku, mis võiks olla siis selline olemise põhiseadus, inimeseks olemise põhiseadus. Ärge muretsege, ei hakka neid siin kõike ette lugema teile, aga võib-olla siis esimese, et käsitleme esimest. No need käsud on niimoodi, et siis neid ei tohiks võtta nagu mingeid piiranguid, mis meie elu nagu pidurdavad või kuidagi raskemaks teevad või vastupidi, et kui me neid jälgime, nad on sellised üldised sügavad põhimõtted, mis siis teevad meid tegelikult vabaks. Vastupidi, et nad ei orjasta või ei pane pidureid meile peale, vaid teevad vabaks. Ja siis võib-olla esimesest käsust, et mina olen issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. No, lühidalt võiksime öelda siis, et ära kummarda ebajumalaid. Ja siin tuleb siis selgitada, et mis asi see ebajumal võiks olla. Et ebajumal on siin mõeldud siis jumala asendajaid või seda, mida siis peetakse elus kõige olulisemaks. No, mis on meie tänapäeva inimesele kõige suuremad ebajumalad? Mida peetakse kõige olulisemaks? Raha, mis veel? Populaarsus, tunnustus, mis veel? Kuidas? Lõbu, naudingud, söömine, seksuaalsus, adrenaliin, mis iganes, võib olla siin, kas midagi veel? Kuidas? Jaa, väga hea. Vist on kõik kõlanud. No, neid tegelikult võib lõputult muidugi, et ei saagi kõik kõlada, aga võib-olla veel ilu ja noorus võiks siin olla, mis on nagu selline jumaldatud. Ja peaks ka ütlema, et võim, seda ei ole nagu kõlanud. Võim teiste inimeste üle ja niimoodi. No miks see käsk on oluline siis, et meil tuleks siis leida mingi selline põhjendus, et mis oleks mitte moraliseeriv. Et me ei põhjendaks seda, et noh, kui sa seda teed,
kummardad ebajumalaid, et see on vale või et Jumal karistab, et välistame, aga mis võiks olla niisugune üldinimlik või niisugune praktiline seletus, et ka näiteks inimene, kes Jumalasse ei usu, et võtaks seda käsku tõsiselt. No see vihje võiks olla selles käsus endas, et kui Jumal toob hinge välja orjuse kojast, siis ebajumalate teenimine vastupidi viib orjusesse ja sõltuvusse. No kuidas see toimub? No võtame näiteks võimu. Võimuiha toob kaasa tavaliselt siis moraalse, aga ka füüsilise vägivalla, vastandumise, suhete halvenemise, kahtlustused, lõpuks ka paranoia. Kui raha peetakse kõige olulisemaks või rikkust, siis võib juhtuda, et oled kogu aeg rahulolematu, alati on puudu, kahtlustad teisi, kardad oma vara pärast ja nii edasi. Et seal, kus on su varandus, seal on ka sinu süda. Et niimoodi kipub olema, et see rikkus on selline asi, millest üldiselt nagu ei saa kunagi küllalt. Või ka kuulsus, suhete rikkumine, privaatsuse puudus ja niimoodi, et see on väga palju näiteid, et see ei tee inimest õnnelikuks. Ja ka naudingud, alati on vähe, õnnelävi järjest kerkib, järjest rohkem on vaja, suuremat doosi ja nii edasi, ja kui seda ei saa, siis sa oled õnnetu, väsinud, kurb. Ja need kiusatused on ajatud, need ei ole ju ainult tänapäeval, ka Kristust ahvatleti kõrbes võimu, kuulsuse ja sarnasega. Et siis seepärast nagu see kirik või usund ikkagi kordab alati, et inimesel oleks õige meeles pidada, et me ei tea oma surmatundi, et elu lõpul on nagu hilja võib-olla mõelda, et mis on elus oluline ja niimoodi. Ja siis see võiks olla see alus, millet revideerida, et kas nüüd sellel hetkel on minul, kas mu südametunnistus on puhas, kas ma olen õnnelik, kas ma olen vaba. Ja ma tsiteeriks isa Toomast, ma ei tea, kas istub seal ikkagi, et kui sured rahulolematuna, oled terve igaviku rahulolematu. Et see on asi, mille peale tasuks mõelda. Et otsige esiti Jumala riiki, siis kõik muu antakse peale kauba. Nii, aga neid ebajumalaid saab kummardada ju ka mitte midagi tehes, oma toas istudes. Ebajumalaid mitte kummardada saab siis oma toas istudes põhimõtteliselt niimoodi. Aga selleks, et panna inimest kuskile poole liikuma, on vaja ikkagi mingeid ideaale. Ja selleks võiksid olla siis voorused, mille poole püüeldes inimene täiustub. Need on tuntud 7 voorust: vankumatus, õiglus, mõõdukus, elu, tarkus, usk, lootus ja armastus. Võtame neist kõige tähtsama viimase, selle, mis on suurim, see on siis armastus. Ja Uues Testamendis on siis armastuse käsk, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See on suurim ja esimene käsk. Ja teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Et piibli loomisloo järgi on inimene loodud Jumala näo järgi, seega igas inimeses on Jumala kujutis. Ja kirik õpetab, et Jumal sai ise inimeseks, et inimestele seda meelde tuletada, et meie kaasinimesed on, et nendes on Jumala nägu. See tähendab, et me armastame teisi, sest nendes on Jumala nägu. Et põhimõtteliselt pole võimalik samaaegselt armastada Jumalat ja vihata kaasinimest. Ja seega siis ka kristlik kutse või kristlik kutsumus sügavamalt on siis armastada Jumalat, ja see tähendab otseselt ligimese teenimist, et ka ligimese armastamist. Ja miks see on oluline, sest et inimene on Jumala näoline, see tähendab seda ka, et Jumal toimib maailmas läbi inimeste ja läbi inimsüdamete, et Jumal armastab ja teenib siis inimest läbi teiste inimeste, et me peaksime püüdma oma südant neile avada. Ja õigeusu kirikus on inimese sügavaimaks kutseks jumalikustumine, et Jumala sarnaseks saamine. Püha apostol Johannes kirjutab, et Jumal on armastus. Ja võiksime täpsustada, et ta on tingimusteta armastus, et ainus
siis jumalikustumise viis ongi tingimusteta armastus. Aga kuidas seda nagu praktiseerida, et inimesed on ju tülikad, tüütud ja nii edasi, ja põhimõtteliselt kiriku järgi ongi see võimalik siis ainult palvetades, kui me kõigi inimeste ja ka nii-öelda vaenlaste eest palvetame. Ja see palve muudab meie silmad, et me ei näe enam inimest tülikana, tähendab, et mitte need inimesed ise ei muutu, nemad jäävad endisteks, aga meie saame muuta oma silmi, kuidas me neid näeme. Ja mul tuleb meelde lapsepõlvest üks näide, see näitab ka, kui tugevad on kujundid. Et minu õpetaja Toomas Paul rääkis, et kuidas võidelda isekuse ja kurjade mõtetega ja egoismiga, ja ta tõi niisuguse näite, et kui sõja ajal toimus gaasirünnak, siis ainukene võimalus siis ennast sellest mürgitusest päästa oli siis ruumi sees rõhku tõsta, et siis need tihendid ei pea ja niimoodi, aga kui sees on tugevam rõhk, et siis see mürkgaas ei jõua sinna sisse. Ja, et see mürkgaas piltlikult on siis meie isekus või egoism, enese paremaks pidamine, halvad mõtted, aga ka halvad mõtted iseendast, siis meeleheide ja enesealetsus. Et kui vältida siis egoismi, vaenu ja meeleheidet, siis selleks tuleb eeter või oma siis mõtted täita positiivsega. Mõelda, mille eest oled tänulik, palvetada. Ja palvega põhimõtteliselt on ka võimalik armastada oma vaenlasi, et märtrite puhul me teame, et märtrid isegi õnnistasid oma hukkajaid ja palusid nende hingedele halastust ja pääsemist. Et nende armastus siis oli kujunenud nii suureks. Et kujund, kuidas Jumala armastus inimest muudab või inimkonda nagu ühendab, on siis selline, et suvel Essexis õde Magdalen rääkis niisuguse näite Kaasa pühast Doroteosest, see on siis 6. sajandi pühak. Et tema kirjeldab maailma kui ringi ja Jumalat kui selle keskpunkti. Ja inimeste elud on kui kiired, mis liiguvad sinna keskpunkti poole. Et kui me siis liigume sinna lähemale Jumalale, et siis me liigume samaaegselt ka lähemale oma kaasinimestele ja niimoodi tekib tugevam ja ühtsem kogukond. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seda ütles Albert Einstein, et ainus jõud, et inimene suudab kõiki maailma jõude seletada, aga ainus jõud, mida ta seletada hästi ei suuda, on see jõud, mis kogu maailma koos hoiab, ja see jõud on armastus. Ja kuna Jumal on armastus, siis tema on see, mis hoiab seda maailma koos nagu gravitatsioon. Ja inimesed, kes on siis Jumala näolised, seega nendel on suur vastutus selle maailma koos püsimisele. Et meie elul ja kuidas me seda elame, on seega väga suur tähendus ja oma kutsumuse otsimisel tasub seda meeles pidada, et meie maine kutsumus ei tohiks sellega vastuollu minna. Nii, ma pean natuke vahele jätma, ma siin saan aru, et läheb siin kiireks, aga vaatame. 5 minutit. Nii. Okei. Et armastus, mis asi see armastus on siis? Et armastus on, me võiksime defineerida nii, et see on, kui me teiste inimeste vajadused seame oma vajadustest tähtsamaks. Põhimõtteliselt on see Püha Siluani sõnadega meie vend on meie elu. Et kui me loobume iseendast kellegi kasuks. Kui vaadata lisaks piiblilugudele pühakute elulugusid, siis joonistub välja selline muster, mida ma kirjeldaksin luuletaja Gilbert Keith Chestertoni sõnadega. Inglid lendavad, sest nad võtavad iseennast kergelt. See tähendab seda, et nad teevad kõik, et teisi aidata ja see annab neile nii palju jõudu, et nad jõuavad kõikjale, et ta jõuab nagu kõike teha. Ja, et nende isekad soovid lahustuvad heatahtlikkuses ja hooles kaasinimese vastu ja nad on omandanud siis armastuse vaimu, mis neid kannab tiivul.
ja nende läheduses on helge ja kerge olla. Et see on sama, mida ka Saarovi vaga Serafim ütleb, et omanda püha vaim ja tuhanded sinu ümber pääsevad. Ja kui me nüüd püüdleme oma eluga selle tingimusteta armastuse poole, siis see muudab meie pilku mitte ainult kaasinimestele, vaid ka kogu loodule. Me omandame uued silmad, uue silmavaate, teiste suhtes tähelepanelikumad silmad, vähenõudlikumad, lapselikud silmad. Maailm on sama, aga näeme seda teisiti. Meie süda on avardunud ja me jõuame rohkem. Ja sellega kaasneb üks väga oluline muutus. Meie õnne lävi, siis see, mis meid õnnelikuks teeb, muutub madalaks. Põhimõtteliselt iga väiksemgi asi, naeratus, päikesekiir võib meid teha siiralt õnnelikuks ja me muutume ka tänulikuks kõige eest. Kui lubate, ma loeks ühe väikse lõigu, siis Valamo Johannese kirjadest. Oli pidulik jumalateenistus, lauldi 2 kliirosel. Ilm on ilus, päike paistab. Ei kannata, lähen jalutama. Armastan üksi jalutada, armastan loodust. Kuhu ka ei vaata, kõik õpetab ja lohutab mind. Iga puuke ja põõsake. Aga väikesed linnud lendavad vidistades puult puule. Jäävad jalgupidi oksale rippuma ja nokivad midagi. Ning valge jänkuke jookseb mööda, jäädes tagajalgadele seisma. Kuulatab, vaatab ringi ning kalpsab siis edasi. Kõik see on nii liigutav, et lihtsalt kuidagi ei ole võimalik pisaraid tagasi hoida ja kõiges on näha Jumala ettehooldust. Kui suurepäraselt on kõik loodud ning kui armulikult Jumal kõige eest hoolitseb, midagi unustamata. Linnukesed on nii tillukesed, jalad otse kui õlekõrrekesed, aga elavad ja toituvad ka pakasega. Au olgu sinu tarkusele, oh issand. Et nagu me näeme, et kui armastada, siis meie elu muutub letargiast liturgiaks. Iga väike asi toob rõõmu ja meil ei ole raske oma ligimest teenida. Meile kasvavad justkui inglitiivad ja me jõuame väga palju. Ja kui me nüüd oleme omandanud need uued silmad ja taibanud selle inimkonna sügavama kutsumuse, siis meil on ka lihtsam ära tunda oma isiklikku kutset. See võib olla siis mis iganes, mis lähtub armastusest, aga pealisülesandeks peaks olema, et me ei kahjusta teist inimest, et kõik, mis sa teed, et tuleb meeles pidada, et kõik, mis me teeme, on tähenduslik. Ka see, kui me käime näiteks vihase näoga ringi või mossitame või oleme turtsakad, et see võib olla väga tähenduslik ja nii-öelda siis komistuskiviks kellegile teisele. Ja kes oma tööd armastusega teeb, see puhkeb õide. Et mõni õitseb nagu roos, uhke ja silmapaistev, teine aga nagu tagasihoidlik meelespea. Aga need mõlemad õitsevad. Ja väikestel lilledel nagu meelespea on tegelikult õisi isegi rohkem kui roosipõõsale. Ja. Et kuidas, ühesõnaga jah, et kui me seda sügavamat inimese kutset täidame siis, ja püüdleme osadusele Jumalaga, inimeste ja loodusega, siis see isiklik kutse täitub niikuinii. Jah, ma vist lõpetaks siia. Aitäh! Vaata oma südamesse. Ja. Võib-olla praktilise asjana soovitaks teil, kui vähegi elus on võimalik, siis käia kloostris ja viibida seal mõningat aega.
et see on nagu hea võrdpilt osaduslikust vähenõudlikust elust. Need on väikese egoga inimesed, aga kellel on alati aega teiste jaoks ja niimoodi. Ja see on ka selles mõttes väga praktiline, et me õpime vaatama, mis on nagu oluline, ja õpime piirama oma vajadusi tegelikult. Et selle asemel, et pidevalt muretseda ressursside suurendamise pärast, mis meie seda argielu siis väga iseloomustab, et siis seal me õpime seda, et kuidas vajadusi piirata ja meie õnne läbi jällegi muutub madalamaks. Ja niimoodi avardub ka meie süda siis, et seda kutset paremini ära tunda, et mida me elus võiksime teha. Kui ei ole küsimus, et ma ise lihtsalt jagan mõtted, mis tekkinud, et selline aktsent ennese väljendamisele, kui me räägime kutsumust, et see on kuidagi tundub meie kultuuris midagi nagu vale, et see ennese väljendamine ei ole nagu prioriteet. Aga mis sina räägis, et mõtleda nagu kuidas sinu nagu andid või midagi, mis sa oskad või saad teha elus, saab nagu teistele kuidagi aidata või anda rõimu. See võib-olla on nagu peaks olema aktsent, aga see ei ole nagu nii ja naa, aga see on nagu seotud, see on ennast väljendamine. Ja ma mäletan, ma kuulsin ühe audioraamatut, see Zoja Boguslavska, kes on Andrei Vosnesenski abikaasa, ja tema ütles, et tal on selline teooria, ta on väga tark naine, et ta kirjanik ja kultuuriinimene, et igal inimesel on antud elus piiratud õnne nagu kogus, kuidagi nagu õnn on nagu piiratud. Aga kui sa oskad rõõmustada teiste inimeste rõõmust, siis sul on nagu piiritamatu võimalused olla nagu õnnelik. Selline nagu oskus, kuidas ennustada, kui teised on nagu rõõmustavad ja õnnelikud on, see on kuidagi, mis teie saate mõelda, et võib-olla te saate ka olla õnnelikus ja rõõmus. Ja, aitäh, Madis, ja kõigile, kes kuulasid.